Me läheme basseinipeole. Ma pole mitte kunagi varem käinud basseinipeol, aga täna on see päev. See on mu väike kotikene. Paneme plältud jalga ja let's go! Me tulime bussi pealt maha ja nüüd me lihtsalt kõnnime kuskil mingi tee ääres. See tundub veits sketši koht või see, vähemalt see ei näe välja, nagu siin oleks mingi koht, kuhu üldse minna. Aga samas seal paistab midagi, äkki see ikkagi on õige koht, pole kindel. Hea uudis on see, et see koht ikkagi eksisteerib. Tundub väga äge. Ülihea on see, et me jõudsime suhteliselt vara, nii et me saame valida endale actually nagu mingi hea koha. Siin ongi, ma ei tea, 4 inimest enne meid. Vee pidime kahjuks ära viskama, aga muidu. Tüdrukud töötavad ilusti Instagrami nimel. See on see, kuidas ma tahan, et sa oleksid. Kui ma palun sul pilti teha. Me tellisime nachosid. Sissepääs oli tasuta, aga oma veega ei saa tulla. See klaasi täis mullivett maksis 3 eurot. Nachod olid mingi 12-15 euro läks kokku ja. Aga samas arusaadav ka, kuidagi peab raha teenima. Ja. Me tulime siia basseinipeole ja no ütleme nii, et peost on asi väga kaugel. Saame meie ja veel paar inimest, aga mingit pidu siin küll ei ole. Kuigi arvatavasti võib-olla inimesed jõuavad veits hiljem ja täna ei ole väga ilusin ka tegelikult päike isegi paistab praegu ja vahepeal nagu sadas korraks isegi vihma. Selles mõttes, aga vähemalt on fun, mõnus, siin on need voodid, see on väga mõnna. Me oleme beach partil, siin on joogid, mille eest me ei maksnud. Tulime passu pealt ära, et minna randa mängima seda rannavõrkpalli. Ja siis see buss, kes pidi tulema 3 minuti pärast, tuli hoopis 3 minutit enne ja ta 7 mööda ja siis tuli 2 bussi veel. Ja kuna me ei näinud, siis siin on see ringtee. Me ei näinud, et see tuleb, siis me lihtsalt ei jõudnud lähvitada ja me istume siin 20 minutit, päike lõõmab väga hullu. Ja ma lihtsalt panin pluusi pähe. Fashion it is. Väga tore. Meie beach pool, whatever, pool party lõppes ära. Ja me tulime randa mängima seda, kuidas seda nimetatakse eesti keeles, rannavõrkpalli. Juhu, väga mõnus, tahaks ujuma minna. Maja! Täna on esimene koolipäev. Tegelikult täna on ka ikkagi mingi sissejuhatav meeting lihtsalt ja siis panin endale sekretäri juurde, et ma saaksin tundidele registreerida. Nii et lähme koos kooli. On esmaspäeva hommik. Täna on esimene koolipäev. Juhu! Tegelikult tunde veel ikkagi just ei ole. Minu meelest vähemalt on lihtsalt selline sissejuhatav aine, kus saab kõik selgemaks loodetavasti, mis üldse tegema peab ja kuidas oma dokumente korda ajada. Ja siis homsest vist hakkabki kool pihta lõpuks. Ootan huviga. Meil oli nüüd koolis meie eriala welcoming meeting ja ütleme nii, et ma ei saanud väga mitte midagi. Nagu ma sain ühest väga olulist asjast aru, aga samas see tekitas must lihtsalt nii palju uusi küsimusi. Ja me lihtsalt nagu ma olen tegelenud nende dokumentidega alates mingi märtsi alguses, nagu kõik see majutuse otsimine, kõik need learning agreementid, nagu kõik seda on lihtsalt nii palju. Ja ma olen nii väsinud sellest ja me kõik oleme sellest nii väsinud. Ma lihtsalt tahaks
hakata käima koolis niimoodi, et me oleme ainetele registreerunud. Kuna ma ei ole ainetele registreerunud, siis ma ei saa teha endale ESN kaarti, mis tähendab, et ma ei saa osaleda mingitel üritustel, ma ei saa mingit discounte mingitel üritustel. Ja ma muidugi ostsin endale mingile paadipeo pileti ESN kaardiga, sest see oli palju odavam, aga mul pole seda kaarti. Ja ma saan ainetele registreeruda alles 22. septembril, sellepärast, et mu nagu perekonnanimi algab S-tähega ja nad panid perekonnanime nagu järjekorras. Ja nüüd ma lihtsalt pean vaatama, millal mingid tunnid nagu toimuvad, milles ma tahaksin osaleda. Ja siis ma lihtsalt käin nüüd 2 nädalat nendes kohal. Ja siis ma lähen registreerima ja siis alles mulle öeldakse, kas ma nagu saan sinna minna või ei saa. So that's great. Mis kõige ägedamad on need poed, kus müüakse. Ma olen väga pruun. Wow, kui ilus. Täna on 4. sünnipäev, nii et me lähme nüüd kohe kõik koos välja tähistama. Väike õhtusöök, tagasi koju tuttu ja homme hakkab juba kool. Kell 8 hommikul vist. Ma ei ole selleks üldse valmis. Ma ei käinud täna esimest päeva rannas. Võite olla uhked mulle. Ja ma lihtsalt tegelesin mingite paberimajandustega, sest see ainetele registreerimine, kui meil lihtsalt käib niimoodi, et logid õisi sisse, siis siin on palju keerulisem, ütleme nii. Ma pean minema koha peale ja mu aeg on alles 22. september. Täna vist on 11. Nii et ma saan veel kaua oodata, nii et ma lihtsalt otsustasin, ma käin lihtsalt võimalikult paljudes tundides, et vaadata, mis mulle üldse meeldib ja kas meeldib ja kuidas tundub. Aga nüüd lähme sööma. Lähme kõik koos 10-kese õhtusöögile. Väike päikseloojang, seal on meie sünnipäevala. Pretty! Wow! Yeah! I had a really nice one. Cheers! Maybe I'll make like one video of everything. Wow! Okay, I'm gonna be real name now. To you, happy birthday to you, happy birthday, Lionel. Happy birthday to you. Come home and I smile and I see that. Õhtune jalutuskäik peale sööki. Vau, seal see Valencia silt, millega saab pilti teha, seda peab kindlasti tegema. Siin on kõik mu ruumid. Okei, üks on ikkagi puudu. Kus kadus? Ei tea. Kõigil on kõhud täis. 3 tükki läksid koju. Väänutega lähme teeme väikse jalutuskäigu, sest kõht on nii täis. Siin on nii ilus. Look, kom kijken alsjeblieft. Waarom is die Valencia in de lucht? Does it work? Do you hear me? Yeah. I can hear you, what the hell? You're so far away. Wow! Attenzione, mi amigos. Wow! So crazy. It's cool. Like, I'm actually almost whispering. Yeah. Can you hear us now? Who's your favorite flatmate? You are. Nice. Of course. Ask the others to come. Me käisime eile õhtul siis 4 sünnipäeva tähistamas, käisime söömas. Ja siis kuna kõht oli peale sööki nii täis, muideks see toidukoht oli selline, et sa maksavad 295 ja saad terve menüü. Ehk siis seal oli eelroog, pearoog, magustoit ja siis joogid lihtsalt maksavad juurde. Nii et päris hea deal, päris okei toit oli ka. Üks ikka mingi, me maitsesime kõigi toite. Mingid olid paremad, mingid olid natuke halvamad, aga üldiselt oli päris hea selle raha eest, ma arvan. Eestis ei saaks kunagi 3 käiku nii odavalt. Ja siis ma arvasin, et ma pean kell 8 hommikul kooli tulema, aga õnneks
ma olin kodus mingi hetk, ma igaks juhuks vaatan üle ja ma avastasin, et pooled ained, mis ma endale valinud olin, toimuvad ainult kevadel. Nii et ma pidin kõik ümber vaatama ja põhimõtteliselt need ained, mis ma võtta tahaks, kattuvad ülipalju. Nii et ma pole üldse kindel ainult tunni plaanis enam, et ma lihtsalt vaatan päev korraga. Aga jah, praegu ma lähen kooli. See on see esimene selline päris tund. Hakkab see õppimine pihta, pole üldse harjunud varaäikamisega suvel. Ma ei tea, paar üksikud korda vist ärkasin äratusega, aga suht raske on ikka praegu. Aga jah. Siin on selline pikk tänav, kus on keskel see park, mis te näete. Ja siis siin tänava ääres on kõik koolid. Seal on minu kool, minu see koolihoone siis äkki. Ühesõnaga, põhimõtteliselt see on nagu kampus siin ja siis kõik need koolimajad on siin pargi ääres. Niimoodi mõned on siin pool teed, mõned on teisel pool teed. Aga kõik on üli lähedal, mis on hea, sest vahel toimuvad tunnid erinevates majades ja siis jõuab kiiresti. Ma tulin just koolist. Mul oli esimene tund, täiesti esimene tund, kus päriselt nagu hakkad õppima ja see on nii äge tunne, sellepärast et see kõik toimub hispaania keeles ja ma sain absoluutselt kõigest ära, nagu ma ei tekkinud mitte ühtegi küsimust. Aga rääkida ikka ei oska. Oskaks rääkida ka sama hästi kui aru saaks, siis oleks nagu suurepärane. Aga nagu nüüd ma olen excited, et kool algab. Sest et enne ma olin nagu praegu on väga see vacation mode on. Sest et me oleme lihtsalt nädal aega chillinud, käinud mingi rannast, teinud igast muid asju. Aga nüüd täitsa võiks minna kooli. Ilmadest lähevad ka natuke halvemaks, mis tähendab, et temperatuur langeb 2 kraadi ja pilv on lihtsalt. Ehk siis nagu suvel ikka. Aga ikkagi siis ongi hea fokusseerida kogu oma tähelepanu koolile. Siin on nii palju armsaid koerakesi, ma tahaks kõigile koi teha, aga parem vist on mitte katsuda võõrast koera. Kuna mul oli hommikul kool, järgmine tund on alles kell 5, siis me teeme väikse rannapausi. See on nii ilus. See rand on ülipikk. Siin saab mängida võrkpalli, saad teha netis broneeringu ja siis mängida ilusad palmepuud, soe vesi, mõnna. Me läksime kõrvalmaja poodi. Õues on see vihm. Täiesti läbimärjad ja me jooksime rast 10 minutit. Eile õhtul oli häiksetorm, mis tähendab, et läks veits jahedamaks. Nüüd olen ma harjunud sellega, et kogu aeg väljas on 29 kraadi on ju. Noh, mis tänavatel tegelikult on mingi 34, aga telefon näitab siuke 29. Siis nüüd täna hommikul, kui ma üles ärkasin, tundsin ma teist korda elus, või teist korda Hispaanias tähendab, et mul on päriselt külm. Ja nüüd ma kõnin kooli, väljas on 23 kraadi. Ütleme nii, et lähen vist pusa ostma peale kooli. Nii külm on. Kas ma panin kella 8:30 äratusse, et kella 10 kooli jõuda? Jah. Kas ma ärkasin enne äratust ja mõtlesin, et ei, enam ei ole küll mõtet magama jääda, nii kohe on äratus. Jaa. Märkasin kell 8 selleks, et tulla kella 10 tundi. Ja kõike seda selleks lihtsalt, et jõuda kooli ja avastada, et mu tund toimub kell 12 ja ma vaatasin valet päeva täna on kolmapäev, mitte neljapäev. That's fun.
ja nüüd ma sain aru, et kõik need ained, mis ma juba mõtlesin, et mulle absoluutselt kõik sobib, et ma saan täpselt oma 4 ainet, ma saan oma ainepunktid, mul jääb 1 aine veel varuks, kui ma peaks juhuslikult mingi eksami läbi kukkuma. No need tulevad kõik samal ajal. Nii et ma pean vist valima midagi muud endale. Ma ilmselt pean võtma mingi sellise aine, mida ma juba olen võtnud, nagu mingi Hispaania kirjandus on midagi sellest, mis ilmselgelt ei ole eriti lihtne aine, mida Hispaanias läbida. See ei olnud ka lihtne aine, mida Eestis läbida, oleme ausad. Tore. Aga ma ees mõtlesin hea, sest mul ongi vaja postkontorisse minna, kuna siin ju enam suveriidid ei müüda, siis ma tegin Sheini tellimuse ja ma ei saanud panna sinna, et ma ei saanud oma asukohta muuta niimoodi, et ma olen Hispaanias ja panen Eesti selle telefoninumbri. Ma lihtsalt ei pannud seda suunakoodi ja see toimis, aga nüüd ma ei saa seda pakki kätte, nii et ma pean kuhugi koha peale minema. Helistame neile telefonis ja nad ilmselt ei räägi inglise keelt, nii et ma ei tea küll, kas ma oskan seda seletada hispaania keeles, aga eks me proovime. Minu meelest pärast eilset tormi on nüüd nii siuke sügisene tunne. Kuidagi linnud laulavad sügiseselt ja siuke veider on kõik palju jahedam on, aga tegelikult läheb kohe uuesti soojaks. Vist ongi täna on siuke natukene kehvem ilm, aga või noh, mis kehvem, sohe ikka, lihtsalt päike ei sära praegu. Tegelikult vahelduseks on päris hea, sest me põlasime eile rannas päris hullust ära. Siis vist homme sajab, ülehomme võib-olla on jälle siuke pilvine, aga siis on jälle laus päike ja saab jälle randa minna. Ma lihtsalt kõmbin täna juba 3. korda kooli tagasi, sest noh, esimene kord panin puusse, teine kord, no see tund oli imeline. Selle aine nimi on Español de America, ehk siis kõik kuidas mingi Mehhikos ja nii edasi räägitakse. Ma mõtlesin, et see on siuke fun aine, aga tuleb välja, et see on foneetika põhimõtteliselt. Ja nii, kui see tund algas õpetajale mingi, kes teist on foneetikat õppinud, siis kõik, kes õpivad Hispaania filoloogiat, tõstsid käe, kaasa arvatud mina. Ja siis ta oli mingi, okei, kõik, kes kätte ei tõstnud, et soovitan heaga minema minna. Kõik olid mingi, et vaata. Ja siis ta oli mingi, et et see on nii raske aine, et kui ei ole foneetikat õppinud, et see on 3. aasta aine esiteks. Meil on nagu erinevad grupid, on nagu kohalikele ja siis on para extranjeros. Ja ta ütles, et tavaliselt on nagu niimoodi, et siis see Erasmuslaste grupp on nagu natukene lihtsustatud, aga ta ütles, et ei, siin ei ole mitte mingit vahet, me jälgime täpselt sama õppekava, me teeme kõike täpselt samamoodi, et see on mingi haigelt raske aine, ülipaljud kukuvad sellest läbi, mingi, et ma täiega soovitan teil väga mõelda ikka, kas te tahate seda teha, et kui te ei ole foneetikat õppinud, siis see on mingi täielik põrgu teie jaoks, et te lihtsalt mõtlete, miks ma selle aine pidin valima ja kannatate nagu mingi ülihullud, ja siis ma olen lihtsalt mingi okei. Seda ainet vist ei võta siis, või siis mul on ka teine mõte. Ma lihtsalt tahaks teada, nagu, kui raske see ikkagi on. Ma võin jätta endale lihtsalt lisaks ja ma võin selle eksami läbi kukkuda. Kui ma võtan nagu piisavalt palju aineid, siis ma lihtsalt võin ühe eksami läbi kukkuda. Aga samas ma olen, nagu ma tean, see, et Eestis Hispaania foneetikaga mul oli samamoodi, et ma olin lihtsalt nagu mingi, et kui raske see ikka saab olla. Ja ma õppisin nii räigelt, et ma sain eksami lõpuks A. Aga ma ei mäleta mitte midagi, või no ma mäletan midagi, aga ma oleks neid materjale hädasti vaja Tallinnast. Aga jaa, super. Tuled tund ja mõtled mingi, tore tund ja siis õpetaja ütleb sulle mingi, et kaduge heaga minema enam-vähem. Ma ei hakkas. Tulin koolist. See on mu viimase 3 päeva söök olnud. Vaadake, kui ilus. Nii kaunis. Sellist kreeka jogurt, siis granaatõun, vaarikad, banaan, mango. Mango kilo hind on näiteks alla 2 euro. Pläitud ja sokid. Fashion. Ja siis lõunaks lihtsalt põhimõtteliselt see on salatit. Lihtsalt kapsas, porgand, mingi avokaado, tomat, sibul ja kodujuustu või fetajuustu peale. Ja kui Eestis ma seda teeks, siis ütleme, et esiteks oleks kallis. Ja teiseks, see oleks üldse maistev, aga siin maitsevad kõik asjad nii hästi, lihtsalt ei kujuta ette, kui hästi see mango maitseb. See on nii juicy. Mul lihtsalt ei ole sõnu. Avokariad. Me lähme Nelliga koos vintage shoppingut tegema.
What are you trying to find? I am finding shoes and vintage clothing because it's so hot. I don't have tops and shorts, so... Oh, a dog. See on selline linnaosa, kus on hästi palju vintage poode, üliarmsad majad, kõik on sellised värvilised, mõnusad. Nelli on seal. Nii ilus. Ma siin kordagi veel käinud, siin on hästi palju thrift shoppe ja siin on nii ilus palmipood, valgus on ka nii ilus, kõik tänavad, inimesed naudivad elu, nii mõnna.